teadmata mitte midagi, mitte millestki, millest hakkasime pihta. Ma võib-olla saan selle küsimuse eest saate produtsendilt pärast pragada. Et ma hakkasin kohe nagu ikka väga hullu panema sellega, et ma hakkasin mingi 3 ettevõtet korraga ehitama, onju. Alguses lihtsalt nagu tuleb lihtsalt minna teele. Me jäime seal päris korraliku miinusesse ka sellega, kui sa oled alustav ettevõtja, no sul ei ole raha lihtsalt. No sul lihtsalt ei ole. Tere tulemast kuulama Äristarteri podcasti teise hooaja, kui meie külaline Katrin lubab seda niimoodi nimetada. Mitu aastat on mööda läinud sellest, kui tema selle esimese hooaja salvestas. Kui sa küsid, mis on Äristarteri taskuhäälingu, ilus eestikeelne sõna, mõte, siis meie soov on inspireerida alustavaid ettevõtjaid, kogenud või vähem kogenud või rohkem kogenud ettevõtjate lugudega, kellel kõigil on olnud erinevaid üles- ja allakäike ja millest on võimalik siis sinul kui selle taskuhäälingu kuulajal, ma meelega ei ütle podcast, nii nagu ma ei ütle AI, vaid ütlen tehisaru, on ühesõnaga võimalik meie saatekülaliste lugudest palju õppida ja panna siis kõrva taha nii praktilisi kui ka võib-olla mingisuguseid emotsionaalseid kogemusi, mis aitavad siis ennast paremini mingisugusteks olukordadeks ette valmistada. Ja täna on mul rõõm tervitada siis meie esimese hooaja saatejuhti Katrin Hinnikust, tervist. Rõõm on sind siin näha. Rõõm. Tema salvestas peaaegu 20 episoodi. 20 või? Vist oli 20, jah? Ei ole. On ikka terve hulk episoode. Jõudsid sa salvestada sellel esimesel hooajal, millest on nüüd pikka aega möödus. Me palume siiralt vabandust selle pika pausi eest, mis vahepeal on olnud, aga iga asi peabki juhtuma omal ajal, nii nagu ka sinu ettevõte peab sündima siis, kui on tähtede seis ja sünnikaardid, värgid, kõik nagu ilusti õiges kohas. Ja täna on see hetk, kus siis on meil Katriniga kohtumiseks tähtede seis saanud parajalt õigeks, täiskuu enam ei ole, nii et selle poolest on ka jälle hea rahulik. Ja kui sa ei tea mingil huvitaval põhjusel, kes Katrin Hinnikus on, siis Katrin on mentor, koolitaja, loovstrateeg ja hästi palju sõnu on veel eesti keele sõnastikus. Aga sa oled tuntud ausate vestluste poolest. Sa oskad luua turvalist ja inspireerivat ruumi, olen ma õigel teel? Noogutada, aitäh. Siis on sul laiapõhjaline kogemus loovtööstuses, videoproduktsioonis, suurürituste korraldamises. Mõtle, mis sõnad veel eesti keeles olid. No muidugi, ei saa ju unustada Täitsa Pekkis podcasti, eks ole, mille sa lõid, mille saateid sa juhtisid üksinda koos veel teiste inimestega, kes sinu meeskonnas olid. See on kindlasti üks selline märksõna või saate nimi, mida peaks, ma arvan, iga eestlane olema kuulnud. Minu 76-aastaseks saava ema ilmselt mitte, aga ilmselt on see ka minu tegemata töö, eks ole. Ilmselt on sinu tegemata töö, kes veel ei tea, et selline saade oli nagu Täitsa Pekkis, et siis on Tõnis. Mina olen jätnud midagi elus tegemata. Jah, just. Et see on see, mille poolest sind on varem tuntud, siis vahepeal oled sa olnud natukene fookusega iseendal, kui sa lubad niimoodi öelda. Ja täna tunnevad inimesed sind Milline naine platvormi kaudu ja erinevate sündmuste kaudu ka, mis on siis toimunud minu teada nii veebis kui päriselus, eks ole, on mul õigus. Et need on kõigest mõned sellised märksõnad, et nähtavuse strateegiate loomine on ka võib-olla üks asi, mis mul sealt sõnastikust enne ununes mainida. Sellest sa võib-olla räägid siis täna ka natuke lähemalt, mida see nähtavuse strateegia üldse tähendab ja muidugi, mis juba niimoodi pool vihjena läbi käis, siis Katrin on ka varasemalt seda sama saadet, mida sa täna vaatad või kuulad,
juhtinud. Jaa, ma tahan ka märksõna tuua, et mitte ainult juhtinud, vaid kogu asja teinud. Vaid nagu ka produtseerinud ja toimetanud, on ju, et see sai meil kõigist koos ja teie veebimajutuse nagu koos loomes nagu üldse loodud ja see kontseptsioon välja töötatud ja jah, et oli au nagu olla selle kogu kõige kuidagi algusaegadel nagu panustada päriselt, et see saaks nagu üldse sündida, et see oli tõesti nagu täiega äge projekt ja mul on tõesti nii hea meel, et see nüüd otsustasite siis selle päriselt taaselustada ja et ma saan nagu siin selle teise hooaja alguses teiega koos olla. Kas sul on selle üle ka hea meel, et sa ei pea ise enam saatejuht olema, vaid et sina saad küsimustele vastata? Ma ei tea, kas mul just otseselt nagu sellele nüüd nagu hea meel on, et ma ei saa saatejuht olla, sest mulle jätkuvalt väga meeldib inimestega suhelda, vestelda, intervjuusid teha, uurida, see nagu muutunud ei ole, aga sinuga täna siin vestelda on ilmselgelt väga tore. Absoluutselt nõus ja noh, ma usun, et sulle pealegi meeldib ju anda ka teistele inimestele võimalust seda õppida tegema ja neid sellest toetada, et selle üle mul on hea meel. Aga kust me võiksime täna alustada selleks, et me saaksime siis sind kui külalist, mitte kui saatejuhti vaadelda sellise nurga alt, mis inspireeriks kuulajat, vaatajat, alustavat ettevõtjat või inimest, kes alles võib-olla isegi ei julge või ei soovi ennast nimetada alustavaks ettevõtjaks, vaid võib-olla mõtleb selle peale, et ta on võib-olla millestki väsinud või vastupidi, mingisugune väsimuse periood on möödumus, tekib mingisugune energia, mingi jõud, mingi tahe, sõltumata sellest, kas kodus on kuni 10 last või on mingisugused muud asjad, mis justkui võtavad palju energiat, siis ikkagi on palju meie seas ka neid inimesi, kes kõige selle kõrval, kõigest sellest hoolimata leiavad endast mingisugust energiat, mis loob neile võimaluse seda energiat endale juurde toota. Ja ettevõtlus on ju üks nendest väljunditest, mis rahuldab päris palju selliseid vajadusi. Et ma arvan, et see teekond sinul ettevõtjaks saamisel ei alanud ju samamoodi mitte sellest, et sa oleksid üks hommik ärganud ja öelnud, et 4:00 minust saab nüüd ettevõtja, ükskõik mida ma teen, on ju. Et sa kõigepealt hakkad midagi tegema. Tihti inimesed nimetavad seda alguses hobiks, võib-olla isegi välistavad selle, et nad hakkaksid üldse mingisugust ettevõtlust tegema. Väidavad ka seda, et ohoi, mis mina siin raha küll teenima ei taha hakata, ma olen altruist, ma teen seda nagu niisama, eks ole, ja see kõik on tegelikult normaalne osa sellest kujunemisest. Aga miks ma seda küsin, on just see, et kuidas sinu ettevõtluse teekond üldse alguse sai, et see annaks võimaluse siis kuulajal ka ennast ära tunda ja saada aru, et see, mis seda ees ootab, on kõik loomulik. Ja no nagu sa ütlesid, siis tegelikult neid teekondi on nagu miks inimesed ettevõtlusega alustavad on nagu nii palju erinevaid põhjuseid ja erinevaid kohti, kuidas siis keegi selleks tee leiab. Võib-olla mõnel ongi nagu konkreetselt, ma tahangi ettevõtjaks saada, on ja minul seda eesmärki pole kunagi ei olnud seda üldse kuidagi või ma ei tea, ma ei osanud selle peale nagu niimoodi mõelda, et minul oli ikkagi see, et teed nagu palgatööd ja siis saad nagu väga heale ametikohale ja ma tegingi väga head erinevaid nagu palgatöid ja mulle tegelikult väga meeldis seda palgatööd teha, kuniks siis nagu oli nagu veits, töötasin tollel ajal televisioonis ja tuli nagu veits see, et kuule, et nagu siuksed, et kuna ma olen hästi siuke loominguline inimene ja mulle hästi meeldib igast asju nagu teha ja katsetada ja proovida, siis hakkas seal nagu selline piir ikkagist ette tulema, et mida hakati nagu veitsa piirama selles osas, et ära teeni palju, ära mõtle, ja ma nagu mingi, mis asja, mis siin toimub. Aga varas mul nagu lasti hästi palju katsetada ja teha ka, et selle üle ma nagu väga tänulik. Ja siis oligi, kui ma seal televisioonis töötasin ja siis oligi, et ja kuidagi see audiovisuaalne maailm on mul nagu alati hästi palju kuidagi sümpatiseerinud ja meeldinud, kogu nagu ongi televisioon, filmindus, seriaalid, kõik see on ju. BFM-i ma küll õppima ei läinud, mul oli see nagu väike nagu soov oli olemas, aga mul oli suurem soov minna Tallinnast minema. Et siis ma läksin Tartusse õppima, aga kuidagi jah sellest, et lihtsalt, et see kuidagi lihtsalt ma ei teadnud tollel hetkel ettevõttes mitte midagi, mida see nagu tähendab, varsti sellest saab 10 aastat, ma arvan mingi 8 või midagi 9 aastat juba varsti. Ma ei teadnud mitte midagi, mida see nagu päriselt tähendab mingi ettevõtlusteema, aga siis kuidagi, et okei, et hakkaks lihtsalt teeks oma video produktsiooni agentuuri.
siis oma siis tolleaegse, siis me olime just mingi elukaaslasega siis kokku ka kokku saanud ja siis tema oli tugevama televisiooni taustaga siis onju ja siis kuidagi koos oli, aga mis siis, aga hakkame siis ettevõtjateks nagu ja lihtsalt see oli lihtsalt mingi davai ja ühel õhtul istusime maha ja oligi see, et davai, teeme siis videoproduktsiooni agentuuri ja okei, mis me siis nimeks paneme, et mis seal, millised need Hollywood, see peab olema kindlasti mingi stuudios, vaata mingi siuke et mis on mingi hästi suur siuke nagu nimi, mis võiks nagu meid kanda. Ja siis kuidagi istusin seal mingi diivani peal ja mingi omaette seal lihtsalt mingi guugeldad ja mõtled ja siis nagu mingi unistused, suured unistused ja siis United Dream Studios ja siis tollel õhtul me selle OÜ ära registreerisimegi kohe ja teadmata mitte midagi, mitte millestki, me lihtsalt hakkasime pihta. Et sellest nagu lihtsalt soovist midagi ise teha. Väga äge. Ma võib-olla saan selle küsimuse eest saate produtsendilt pärast pragada, aga ma ei saa midagi sinna parata, et mul tekivad sellised küsimused. Tegu ei ole enesearengu valdkonna saatega, aga samas ma arvan, et sa oled minuga nõus, et enesearengu... Kui ettevõtlus ei ole enesearengu üldse nagu kiirtee, siis ma ei tea, mis on üldse. Just, et minust tekkis see küsimus, kui sa seda rääkisid, et sind hakati kuidagi nagu piirama ja sa ei saanud mingisuguseid asju enam niimoodi teha, nagu sa oleksid tahtnud. Kas sa tundsid nendel hetkedel ka seda, et sind on liiga palju? Kas sa kogesid kuidagi nagu, et sa teed liiga palju ja see inimestele võib kuidagi siis tekitada selle tunde, et neid on liiga vähe, mis tihti ju juhtub? No veidi jaa. Et nagu ma läksin kuidagi nagu kõikidesse nendesse valdkondadesse sisse, kui ma ülikoolid pooleli jätsin ja kui minust sai avalike suhete nõuniku Hedelin valitsus, kui ma olin 23 äkki või ja läksin sealt edasi televisioonis, ma läksin kõikidesse ametitesse nagu niimoodi, et ma ei teadnud nendest asjadest mitte midagi. Ja mul olid lihtsalt nagu see uudishimu, need silmad särasid ja siin ma olen, mis ma teha saan, mis ma õppida saan ja nagu nullist ennast lihtsalt üles töötada. Ja nagu see nagu sellistele võib-olla nagu ma töötasin ka nagu ikkagi, ma olin nagu ametnik ka mingit aega nagu ikkagi avalikus sektoris, kus on nagu väga tugevalt ikkagi inimesed, kes on 20-30 aastat töötanud ja siis ikkagi keegi tuleb sinna nagu siuke laari-laari-laari-laari ja leitsa näpud püsti ja et siis nagu tekitas küll siukseid igasuguseid huvitavaid erinevaid seal nagu olukordi on ja aga ma tollel hetkel kuidagi ei pööranud sellele üldse nagu tähelepanu, sest mul oligi nagu ma ajasin nii oma asja, mul oli igal pool nii põnev õppida, uurida ongi ajakirjanduse kohta, televisiooni kohta, produktsioon, nagu mul oli ma ajasin oma asja kogu aeg, sest mul oli nii huvitav ja põnev. Ja tõenäoliselt mul oligi osadele mind nagu väga palju ja osadele seal tõenäoliselt võib-olla ongi natuke kuskil nagu natuke jalgu on ja. Aga nagu... Ja see ei ole üldse probleem, miks ma ei saa seda küsimust kuidagi ei saanud vaibale lükata, on see, et esiteks selle energia poolest sina isiklikult oled ju ka minu arust peamiselt tuntud, olgem ausad, et kogu see kogemus on nagu väga oluline osa sinust, aga minu isiklikust vaatenurgast on see kogemus pigem boonus ja see energia, millega sa teed asju, on see, millega sa ennast müüd. Ja üldse mitte selles mõttes on ju nagu teadlikult, vaid nagu see ongi see minu loomulik väljendus, minu loomulik osa ja tänu millele ma olengi nagu põhimõtteliselt saanud elus kõik, mis ma olen nagu justkui tahtnud on ja kui me räägime eriti nagu karjääri vallast, ongi see, et nagu kuidas sa lähed 23-aastasena nagu Põhja-Tallinna valitsuse avalikus suhete nõunikuks, kui sa ei tea isegi, mis tööd teeb ajakirjanik on ja mis asi on pressiteade. Aga sa lähed nagu mingi, sul silmad säravad ja seal olid konkreetselt nagu põhjus oli see, et mul lihtsalt silmad särasid, otsiski kedagi, kes on nagu entusiast on ju, ja kes on valmis sinna ikkagi nagu valdkonda sisenema ja õppima. Selles mõttes mingi nagu kogemus mul ikkagi pillariklubi juhtimisega selles mõttes juba nagu inimeste näol ja ikkagi nagu see nagu natuke nagu oli on ju. Et aga ikkagi nagu selles mõttes jah, et kui endal silmad säravad ja tahe on olemas, siis kõik uksed saavad selles mõttes nagu avaneda. Ja. Ma lihtsalt leiangi, et see on oluline seda välja tuua juba kas või sellepärast, et tihtipeale need inimesed, kes tahavad mingisuguste muude asjade kõrvalt, pere, põhitöö, mis iganes asjad, tahavad midagi oma asja teha, siis nende inimeste puhul on võib-olla nende lähedaste inimeste tõlgendus sellest võib tihtipeale olla see, et ta püüab liiga palju teha või liiga palju saavutada ja lõppkokkuvõttes seal see ühine nimetaja ongi see, et ta võib tunda, et teda on liiga palju. Aga minu soov on lihtsalt see, et meie kuulaja vaataja saaks selle signaali
et teda ei ole kunagi liiga palju. Ega liiga vähe ja saab panustada nendesse asjade, mis panevad silmad särama, nagu sa ütlesid, eks ole. Ja mulle meeldib mõelda niimoodi, et kõigepealt läheb see entusiasm ees ja siis selle entusiasmi taustal või sellele najale tuginev ettevõtlus on selle nagu tulemus või see boonus, eks ole, jällegi, mis siis annab sellele asjale nagu seda lisaenergiat ja tõuget ja toob sinna siis need finantsvahendid juurde, mis seda kõike ka omakorda toidavad, mis ei ole sugugi vähe olulised. No sul peab ikka olema see kuidagi nagu see enda sisemine, nagu siin peab paeluma see päriselt, mida sa teed, sa pead uskuma sellesse, mida sina päriselt teed. Noh, sa ei pea, aga et ettevõtluses tuleb see lihtsalt nii palju nagu kasuks sellele, et kui sa päriselt, et see, mida mina teen, on nii äge. Ükskõik, mis valdkonnas sa toimetad või teed, on ju. Mis sugugi ei tähenda ka muidugi sealjuures seda, et ei võiks näha võimalust, mis ma arvan on ka üks selline hea omadus, eks ole, oportunism, et näha kuskil turul mingisugust võimalust või lihtsalt rakendada oma senist kogemust siis kuskil sektoris, kus on olnud see nii-öelda töötajana lihtsalt ja võtta ja see teha rahaks, võib-olla mitte niivõrd suure entusiasmiga võib-olla, aga siiski rõõmuga, võib-olla selle kohta lihtsamalt öelda, on ju. Jah, et selles mõttes jah, et kõik ei peagi olema nagu sellise nagu energiaga, nagu on mina, aga sul peab olema ikkagi see, et nagu, see usk, et okei, sa näedki võimalust, mingi lähed, teed, otsustad nagu mingi nii on, sa helistadki, kuule, mul on siuke võima, ma nägin seda asja, vaata, et seal on see kuidagi nagu, sa tunned ära inimese energiat, et see ei pea olema nagu selline, vaid see on nagu, kui sa vaatad silma, sa saad aru nagu, et see võib ka olla väga maandatud, väga vaikne, väga rahulik, on ju. Just. Et kuidas kellelgi, aga sa tunned selle energiast täiega ära, kas ta usub sellesse asja, mida ta teeb, on ju. Ja mis see eelmine küsimus, kuhu suunda see veel püüdis meid viia, on see, et mis väljakutsed ettevõtlusega alustamisega seoses siis sul on veel olnud, kui nüüd jätta see enesearengu komponent sinna korraks kõrvale, minu puhul on nagu see huvitav, et ma lähengi alati asjadesse, mis mind nagu tõmbavad lihtsalt nagu pea ees sisse. Ükskõik, mis need on olnud, ma ei tea, Ameerikast mingi raamatute müümine või ongi need erinevad mingid karjääri vahetused ja kõik, mis ma teinud olen, on ju, et ma kuidagi ei oska alguses midagi karta või nagu ma ei tea, mida ma ei tea, on ju. Et nagu nüüd ma tunnen, et ma vaatan nagu asjadele teise pilguga nagu kuidagi palju rohkem neid kohti, kus ma kardan ja hakkan nagu mõtlema, mida teised või kuidas nüüd, kuidas nii, aga nagu alguses ma ei tea ja ma ei osanud neid, loomulikult nagu kõik oli uus, aga ma ei osanud tollel hetkel üldse vaadata neid asju nagu väljakutsed või kuidas ma ei tea, et ma ei oska kliente leida või ma ei oska mingi raha teha või finantsidega nagu tegeleda või kuidagi nagu töötajaid palgata või mis iganes, on ju. Aga kuidagi see kõik oli nii huvitav ja nii põnev, et sa lihtsalt nagu sa lähed ja teed ja õpid ja küsid ja pusid ja ma arvan ka nagu, et mis nagu mul oli see, et ma hakkasin kohe nagu ikka väga hullu panema sellega, et me hakkasime suht mingi 3 ettevõtet korraga ehitama, on ju. Ehk siis nagu neid suundasid ja neid tegevusi oli nagu nii palju, et ma ei näinudki, see on nagu selles mõttes nagu need väljakutsed hakkasid nagu mingi sa saadki aru, et okei, nüüd ma olen mingis kohas nagu olnud pikemat aega nagu näiteks mingi kinni, et okei, et nüüd oleks näiteks vaja kas mingit töötajat hakata palkama või mingit assistenti kedagi juurde või kuidas nagu mingi hinnastamistega nagu, aga alguses lihtsalt nagu tuleb lihtsalt minna teele. Ja loomulikult nagu ma vaatan täna tagasi, et okei, jah, et loomulikult oleks saanud ju rohkem inimeste käest nagu nõu küsida, on ju, mingi strateegilisemalt asjadele kuidagi läheneda, aga mina siukse põikpäise sõnnina, on ju, et nagu mul on nagu hästi kuidagi olnud nagu see, nagu ma arvan, see väljakutse ka, et nagu, et ma tahan nagu hästi ise teha, ise õppida, ma väga nagu, nüüd ma küsin nagu hästi palju nõu, on ju, et kuule, Tõnis, oled selles asjas väga hea, on ju, ma tulen küsin, kuidas tegid, aga siis oli nagu mingi, ei tahaks nagu ikka ise pusida ja ise minna ja nagu ise õppida ja vaadata, et võib-olla tõenäoliselt oleks nagu jõudnud mingite asjadega ja oleks pidanud nii kaua pusima, kui oleks läinud ja küsinud nõu või kaasanud abi, aga kuidagi oli see, et nagu ei, mina teen ja mina lähen hästi palju sellist võib-olla mittevajalikku põikpäisust. Võib-olla oli nagu minu enda poolt alguses, aga kõik oli nii huvitav ja põnev, et lihtsalt teele nagu minna sellega. Kas see hirmude puudumine võib olla ka seotud sellega, et me heas mõttes igakülgselt minu hinnangul oleme nooremana lihtsalt natuke naiivsemad? Täiega, oh my god, täiega.
et selles mõttes praegu nagu juba õpilasfirmast alustada võib päris hea mõte olla, sest siis lihtsalt kõik lööd uksed lahti ja lammendad ja saavutad ka tihtipeale, on ju. Isegi kui mitte võib-olla kohe kõike korraga. Ma olen nõus, see on nii suur pluss on olla tegelikult see noor ja see, et sa ei tea ja naiivne lihtsalt lähed ja teed. Et selle saab täiega sinna panna, et nüüd on kuidagi nüüd on ühesõnaga neid hirme on tulnud nagu palju rohkem juurde, nagu kaalutletust ja kuidagi palju rohkem. Vähemalt ma endas nagu märkan seda, on ju, nii palju ma teistega ka rääkinud. Samas ei ole see vanus kui number absoluutselt takistus ükskõik millise numbriga hakata ettevõtjaks. Kindlasti. Erinevates ettevõtluskogukondades on see välja tulnud, et tihtipeale on see edu isegi kõige kiirem kui, kuidas see prime on eesti keeles, ühesõnaga mehed oma 40 pluss kõrge hetkedel alustades 50-seks saades on juba tohutu edu saavutanud, on ju, sest neil on nii palju teadmisi, nii palju küpsust, rahulikku lähenemist. Just, et sa võib-olla eigi laperda vaata nii palju ringi ja sul on nagu ongi seda elukogemust ja teadmisi ja seda, et sa nagu sa oled rohkem kohal, sul on selgemad suunad, kontaktid, asjad nagu kõik juba olemas, et sa saad nagu ei rapsi, ma arvan, nii palju nagu ringi on ju. Ise ka täna kindlasti rapsi enam nii palju ringi kui siis, kui algusaegadel on ju. Et selles mõttes täiega on, ma arvan, nagu igal sellel eluetapil on oma mingi sihuke nagu eelis on ju, mida saab heas mõttes nagu siis ära kasutada. Just, et mingil eluetapil on rohkem energiat ja sellel eluetapil on rohkem rahulikku sellist küpsust ja tarkust, eks ole. Sa mainisid seda, et sa ei küsinud võib-olla liiga palju abi. Täna sa oled mentor, täna sa vastad nendele inimestele, kes julgevad küsida, on ju. Ja see aitab neid tänu sellele palju kiiremini edasi ja sa saad sellega siis endale andeks anda ka selle, et sa ei küsinud. Ma toodki ei teadnud üldse nagu mingi nagu kuidagi, ma arvan, et ma ei teadnud, et mingit ma isegi ei arvestab, et see oli ka on ju mingi 8-9 aastat tagasi, see ei olnud mentorluse coaching nagu see on üldse niimoodi nagu teemaski, nagu ta täna on või vähemalt ma ei olnud nagu selles valdkonnas üldse niimoodi nagu sees. Jah, ma ei osanudki mõelda selle peale, et see võiks olla üldse mingi variant. Pluss see põikpäisus. Pluss see põikpäisus on ja siis oligi kuidagi me kohe ju nagu me hakkasime seda videoturundusagentuuri tegema, sinna kõrval hakkasimegi ju kohe ka vaata täitsa pekis saadet tegema ja nagu sündmusi on ja mõtlen nagu ka me tegime esimese sündmuse, suursündmuse nagu vaba laval ka nagu me jäime seal päris korraliku miinusesse ka sellega on ja et ma mõtlen nagu sellega oleks võinud tõesti nagu oleks võinud nagu veitsa nagu, et võib-olla ei maksa mai jooksuga nagu samal päeval teha on ja et seal oleks võinud nagu veitsa nõu küsida, aga jällegi nagu kuidagi see tahe teha oli nii suur ja selles mõttes see sündmus ise oli nagu väga bänger. Mäletan, Sandra Raju ütles, ta pole Eestis sihukest show'd nagu tolle aja kohta nagu kuskilt näinud on ju, mis nagu toimus ja kui kvaliteetne see sündmus kõik oli on ju, et kuidagi nagu see ikkagi mingi see sisemine taju on tegelikult nagu olemas ja õige on ju, et inimestele päris seda kogemust ja seda väärtust pakkuda ja võib-olla see oli nagu selles mõttes mingil määral ma usun, et jah, ta võib-olla mingis osas hoidis nagu mingi arengut nagu tagasi ettevõtte kasvu osas, aga teistpidi ma usun, et ma saangi nagu hästi palju iseennast igale poole sisse panna ja ise kõik need ämbrid päriselt nagu läbi käia on ju, et kuna minus ikkagist on seda kes tahab nagu näha, okei, siin võiks olla need asjad nagu, kuidas mingid sündmusi asju nagu üles ehitada või podcast'i on ju, et ma usun, et alati kõik on õige on ju, et me võime mõelda, et oleks võinud ju nii teha on ju, aga siis ma ei oleks täna siin, et tõenäoliselt ei istuks siin on ju, et kõik läheb täpselt nii, nagu ta nagu minema peab. Sa mainisid seda, et klientide leidmise peale nagu, sellepärast ei muretsenud vist oli äkki see mõte, mida sa püüdsid edasi anda, on ju, et võib-olla sa jagad natuke, kust kohast need esimesed kliendid üldse leiti? Oma kuidagi tutvusringkonnast, et ma mäletan, mis kõige esimene klient oli meil üks muusikaprodutsent, üks sõber, kellega me siis ka televisioonis telesaadet koos tegime. Siis me tegime talle muusikavideo. Et me esimene projekt oli muusikavideo ja nagu ma olen hästi, nagu ongi, kui sa oled alustav ettevõtja, sul ei ole raha lihtsalt. Sul lihtsalt ei ole nagu, on ju. Ja see, kui palju nagu seda, kuidas sa saad oma aju kasvutada sellest, kuidas siis leida neid lahendusi, kuidas sa saad teha ikkagist nii, et sul on nagu nii väike eelarve, aga sa tahad teha nagu väga ägedat siis muusikavideot
ja see sai lõpuks nagu üliäge projekt ja minu meelest me tegime sellele projektile ka minu meelest Eesti esimese üldse ka ametliku muusikavideo esmaesitluse veel A Le Coq Suite'is on ju, et koos siis ühesõnaga see kuidagi nagu läks, et talle tegime pärast veel mitu muusikavideot ja kuidagi muusikavideosse läks nagu käima, seal ma sain ka kuidagi mingi, oh my god, ma sain nii palju seda oma loomingulisust nagu sisse panna, et milline see mingi akrobaadid meil, noh, see oli lihtsalt nagu nii äge, võime pärast lingi panna siia. Ma just tahtsin öelda, et me võiksime kindlasti seda päris esimest debüütvideot võiksime kindlasti nagu, jagada. Vahepeal nagu kuidagi ise satud vaatad ka nagu süda läheb nii soojaks, kui vaadata neid lihtsalt ongi nagu, sest need olid tegelikult nagu nii, need nägid päriselt nii kvaliteetselt veel. Ma ei tea tegelikult, kuidas me neid tegime ja ma mäletan reaalselt seda, et ma ei mäleta täpselt, mis klient see oli, aga see oli ka nagu umbes mingi teine või kolmas klient, kellel me midagi hakkasime ka filmima ja ma istusin selle kliendiga ja ta küsib mingi ülispetsiifilisi mingid nagu ma ei saa aru, nagu ma ei saa aru, mis räägis seal mingi jah, kuule, ma täpselt veel ei tea, aga ma uurin selle järgi. Et nagu noh, sa oled lihtsalt mingi süda peksab, sest sa oled nagu mingi, kus ma üles, ma ei tea nendest asjadest nagu mitte midagi, on ju. Siis helistad pärast oma äripartnerile, jõu, kuule, mingi siuksed asjad on mingi, davai, see, ma mingi, okei, davai, on ju. Et see, et mingi okei, et ma ei tea, ma uurin järgi, on ju. Ja ma kuidagi oma tutvusringkonnast ikkagi see läks, kuna me töötasime televisioonis ka, on ju, kuidagi see sealt ja siis hakkasime nagu jagama oma tegemisi ja kuidagi see sealt nagu hakkas minema ja siis mingi hetk me siis hakkasime ise lihtsalt samamoodi lihtsalt ühendust võtma, nagu näiteks ma ei tea, me tegime Salva kindlustusele nende hästi suure ühe mainevideo, mis minu meelest oli ka üks lahedamaid projekte, mis me produktsiooniga nagu tegime, on ju, siis me ise approach isime, tegime video nagu kutseid inimestele. Joo, mina Katrin ja teeme sellist asja ja teeme ühe kõne, et äkki saame koos mingi toredat teha. Ja päris nagu mitmeid. See mõtteviis, et ma praegu veel päris täpselt ei tea, aga ma uurin selle välja, on mind isana hästi palju kõik aastad nagu edasi aidanud, sest noh, su käest küsitakse, sa ei jää vastust võlgu, eks ole, eriti oma lapsele, sest tahad teda harida, siis sa lähed ja uurid, eks ole. Ja mida ma tahan sellega välja tuua, on see, et toona, kui te neid asju, neid lahendusi otsisite ja tegite, siis oligi põhimõtteliselt ju võimalus küsida teiste targemate käest, aga mis on tänasel ettevõttel, kes võib-olla mõtleb, ma tahan ka oma produktsiooniagentuuri teha, on ju, siis ta võtab ja konsulteerib tehisaruga ja ta saab tohutus koguses informatsiooni. Otsast lõpuni, kõik ideed, narratiivid, kõik, mida sinna teha, on ju, et oma peaga ei pea isegi nii palju enam mõtlema, ma kindlasti soovitan oma pead säilitada ja seda kasutada, on ju. Ja mitte unustada seda poolt ära. Just, ja täpselt, et see loovus võiks ikkagi tulla nagu enda poolt, aga kui on see takistus, et ma ei tea näiteks mingit tehnilist nüanssi, et siis sellele on hästi lihtne tänapäeval vastust leida, ehk siis need takistusi ületada on palju kergem, aga ma kindlasti soovitan Katsi käest ka küsida, et alati ei pea tehisaru poole pöörduma. Mida ma tahtsin küsida ja kindlasti mitte ära unustada, on see, et mis hetkel sa tundsid seda, et see äri või vähemalt üks nendest äridest, eks ole, mis iganes sa soovid siin selle näitena võtta, on päriselt käima läinud? Ka hea küsimus. Ma arvan, et oligi see, et kuna me ehitasime nagu nii mitut asja korraga, siis ma arvan, et kuidagi selles produktsiooni äri, ma arvan, et ma ei mäletagi seda kohta, sest oligi me kogu aeg nagu lihtsalt tegime ja me tegime, ja. Et oligi me, siis oli kõrvalt käis see podcasti tegemine, me podcast sai üli kiiresti nagu ikkagi nagu populaarseks, on ju, et siis kuidagi see kõik oligi nagu mingi sihuke üks kuidagi mulje, ma arvan, et ma ei osanud, me kuidagi ei tajunudki seda hetke või ei olnud nagu aega võib-olla seal seda kuidagi nagu märgatagi, et tegelikult nagu et see ei ole nagu mingi suvaline, et teedki mingi Škodaga projekte ja teedki mingi Kalev Spaga ja teiste ägedate brändidega nagu koostööd, on ju. Ja teistpidi ma arvan, et võib-olla see produktsiooniagentuur nagu sellises võtmes, nagu me tegelikult tahtsime, ma arvan, võib-olla ta ei läinudki kunagi nagu niimoodi käima. Et sealt ikkagi nagu saimegi seda aru, et nagu piirid tulid suht nagu ruttu ikkagi nagu ette. Ja ma arvan, et ka nagu tänu sellele, et ma tegin liiga palju asju korraga, et see nagu fookus oli hästi laiali. Et see fookus ei olnud nagu ühe asja kasvatamisel, väga okei teha mitut asja korraga, aga siis ma arvan, et nagu täna vähemalt ma näen, et üks asi võiks olla nagu sul juba nagu toimivas süsteemis, on sa võtad mingi teise asja kõrvale. Et sa nagu ei ehita 3 alustavat nagu ettevõtted korraga üles, vai, on ju. Et selles mõttes ma arvan, et see agentuur meil nagu selles mõttes nagu niimoodi
sellise potentsiaaliga, mis tal tegelikult nagu võis olla, ei läinudki tegelikult kunagi nagu käima, et me tegime väga lahedaid asju, palkasime meeskonda, meil oli tiim, tegime ägedat produktsiooni, aga et oleks kuidagi käega käima läinud, siis ma arvan, et seda hetke ei tulnudki, panime enne kinni. Aga tohutu kogemus on ikka. Seega see on väga okei, et ei läinud käima. Oh my god, äge kogemus, ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu, nagu need ongi need projektid, see nagu kõik, mis me tegime, need inimesed, kellega me tuttavaks saime. Sa mainisid, et fookus oli laiali. Mis toona see laiem visioon või eesmärk üldse oli kõikide nende asjadega sinul isiklikult või ka meeskonnal? No ma arvan, et erinevates faasides visioonid ja fookus olid nagu erinevad, on ju. Ma arvan, et selle agentuuriga meil, millest me unistasime, oligi see, et me unistasime suurematest eelarvest, et meil oleks kliente, kel oleks päriselt raha, sest nagu produktsioonis on ikkagi see, et sul peab olema raha, et sa saaksid teha kvaliteetset ja head asju, on ju, sest kui kogu tehnika maksab, meeskond maksab, lokatsioonid, et see, need detailid ja see kõik, see maksab väga palju raha. Ma arvan, et sa juba tead sellest, kui sa tahad kas või mingit, mis iganes intervjuu stiiliski midagi nagu filmida, on ju. Et siis me unistame sellest, et nagu saaks mingeid suuremaid kliente, kellel oleks nagu päriselt raha. Aga selles mõttes Eestis esiteks nagu sellised suurettevõtted, kellel on väga palju raha panna mingi videoproduktsiooni all, on juba vähe, on ju. Ja siis nad on ikkagist juba nagu mingite kindlate suuremate agentuuride käes ka, on ju. Et aga meil olid mingid kliendid, et ala ongi, kui me räägime Salvakindlust, kellega me saime juba natukene mingeid lahedamaid projekte juba nagu teha, on ju. Aga kuidagi teha, et ülilahe oleks teha nagu mingid päriselt, kus saaks nagu see ei pea nagu lugema mingid igat senti ja mingi nagu kus saab siit kokku hoida ja et saaks nagu päriselt midagi nagu suurt teha, on ju. Et see sihuke nagu visioon meil nagu küll oli, et aga me neid oma loovuse kohti ja neid me saime ikka nagu väga palju täita endas mõlemad siis oma äripartneriga, ma arvan. Aga kuidas see konkurents teie enda vaatest toona siis oli, et sa mainisid, et on osad suured kliendid, kellel on raha, eks ole, on juba mingid agentuurid all, et kuidas sa seda konkurentsi niimoodi lühidalt kirjeldaksid, et milline see turg siis võib-olla oli, et saada aru sellest minevikust? Tollel ajal ikkagi, täna nagu video on hoopis teises kohas, kui ta tollel ajal oli, et nagu tollel hetkel ikkagist oli see videoturundus ikkagist veel nagu nii ka natukene nagu beebikingas Eesti mõistes on, et tegelikult ei olnud veel nagu nii palju neid freelancereid, kes täna on, kes ise kõik filmivad ja monteerivad ja teevad ja täna sa saad juba telefoniga teha nagu nii, me filmime ka täna siin telefonidega, on ju, et telefonid juba teevad nii head pilti ja ongi nii palju tulnud nagu sisu loojaid juba, kes ise filmivad väga-väga kvaliteetset ja head sisu, on ju. Et täna see turg on nagu hoopis teine, aga tollel hetkel ikkagi nagu, et ennast nagu saada sinna nagu sisse, sul on vaja nagu portfooliot head, on ju, ja kliendibaasi nagu ehitamine, et see kindlasti kõik nagu võttiski nagu aega ja ongi nagu mõtlesin, et nende suurte klientideni, kes juba ongi nagu neil on kindlad agentuurid, et ongi nagu keeruline nagu jõuda, pluss nagu ongi meie võimekus nagu tiimina ei olnud ka sellises kohas, on ju, aga kindlasti see konkurents oli väiksem kuidagi nagu täna on ju, just ka nende freelancerite üldse nagu videomaastiku mõistes on ju, aga me hakkasimegi seda juba nagu nägema, et see tuleb, et sul on ettevõtjana palju mõistlikum palgatagi näiteks Toomas, kes on Toomas teeb üksinda, on ju, talle väga meeldib filmida, talle väga meeldib monteerida, sul on mõistlikum palgata Toomas, kui võtta agentuur, on ju. Ja neid Toomasid hakkas väga palju juurde tulema ja siis nagu mingi, aga ma ei taha väga nende Toomastega võistelda ja kuna oligi fookus oli ka veel mingi täitsa pekis saatel, on ju, ja mingite sündmuste korraldamisel, et siis üks hetk oli nagu mingi okei, me arvame, et see asi saab nüüd nagu tehtud ja kuidagi see hästi kogu aeg kaetseb, et neid loovideid nagu pritsima nagu kogu aeg järjest on ju ja kliendid valivad siin brändingu mõttes nagu seda, sul peab olema loovidee, vaata, siis sa kogu aeg oled niimoodi, et sa lihtsalt pritsid neid kuskil kaupa, vaata, sellega, et need ei lähe, ja siis lõpuks see ka väsitas, vaata, et sa pead kogu aeg nagu istuma ja ainult nagu neid ideid ja väikse nagu mingi enam kahekesti, vaata, ja vahepeal võtad nagu juurde, on ju, et see samamoodi oli siuke nagu, mis hakkas nagu veits ära väsitama ja siis kõik need muud asjad ka sinna juurde, et see oli mingi okei, davai. Et võib-olla nüüd on nagu kõik. Konkurentsi juurde käib ju ka turul paratamatult hinna
võrdlus või võitlus, eks ole, et kuidas te üldse oskasite tol ajal hinnastada oma teenuseid? Mul pole õrna aimugi, kuidas me oskasime nagu hinnastada, aga ma arvan, et kuna me kasutasime ikkagist nagu ka väljaspoolt, ostsime sisse nüüd tehnikat, rentisime mingid veel nagu lisaks videograafe on ju, et siis ma arvan, et sealt juba nagu nende hinnad on ju, ja siis kuidagi nagu ma ei tea, katsetasime, proovisime on ju ja vaatasime, mis see kliendid nagu vastu meile ütlevad, räägivad on ju, et kuidagi nagu lihtsalt ma arvan, kus oli suht alguses ikka katse-eksitusmeetod on ju, ja kui selline kliendid siis küsitakse, et palju sul raha on palju sul panna sinna alla, mis me selle raha eest teha saaksime on ju, et kuidagi nagu ma arvan, et see oli pigem nagu ka sedapidi ja siis hakkasid nagu vaikselt vaatama, mis ikka teise, kuidas siitpoolt, hakkasid mingeid teisi hinnapakkumisi kuskilt nagu saama ja nägema ja seda taju on ju, aga nagu ikkagist nagu suht puusalt oli alguses see hinnastamine väga keeruline. Aga oled sa minuga nõus, kui ma väidan, et isegi kui neid maksvaid, kuidas öelda, maksevõimelisi kliente, eks ole, siis sellest vaatenurgast, et tahaks, et saaks ka oma ettevõtlust teha kasumlikult, maksta inimestele väärilist palka ja nii edasi, eks ole, kasutada head tehnikat antud kontekstis eriti, eks ole, et siis kui seda ikkagi teha õige energiaga, suure kirega, siis isegi nende väheste klientide puhul on võimalik nende südameid võita ja keskenduda heale tootele või teenusele, selle asemel, et siis nii-öelda jääda rumineerima selle juurde, et näiteks just hiljuti kuulsin ühte näidet, kus ühes sektoris on sisse rännanud tööjõu tõttu tekkinud konkurents, mis on hinnad väga madalaks viinud, et ettevõtetel on ebamugavaks läinud see keskkond, mis on tarbija vaatest väga kasulik on ju, aga just selles kontekstis, et mitte jääda rumineerima sellele, et keegi solgib turgu või hinnad on madalad, vaid keskenduda enda ideaal kliendi profiilile, pakkuda talle võimalikult head teenust ja lasta kõikidel nendel teistel siis näiteks need vabakutselised, Toomased või kes iganes, las nemad teevad oma asja, austada ka nende nii-öelda panust sektorisse ja panna enda asjaga edasi täiega. Täna teeks kindlasti väga paljusid asju nagu teistmoodi on ju, aga tolles hetkes nagu ei oskagi nagu niimoodi kõike analüüsida ja vaadata ja toimetada ja teha ja ongi nagu neid asju on nagu nii palju on ju, millega sa pead nagu arvestama ja oligi, me ju üks hetk tegime ju enda, kus me äristarterit ka alguses ju filmisime on ju, et me võtsimegi endale nagu stuudioruumi on ju, päris suure nagu finantskohustuse ka juurde, sest tegelikult me väga unistasime enda stuudiost, et me saaksime nagu ise enda ruumi, kus nagu filmida, toimetada, teha on ju, et tegelikult nagu see oli ka meil visioon, mida me tahtsime, mille me tegelikult ka nagu ära tegime on ju, et meil oli väga kihvt stuudio, kus toimetada, et seal sai ka jah, igast nagu ägedaid projekte teha on ju, et aga jällegi, et nagu kohe jälle sul on mingi suurem finantskohustus on ju, mis sa täitma pead ja, aga me andsime ikka täiega, seda alati kõik annavad endast parima ja me tegime nagu samamoodi seda, mis me tegime nagu enda tolleaegse nagu parimate oskuste järgi. Ja selle eest saab endale ainult tänulik olla, on ju. Enne rääkisime põgusalt väljakutsetest. Ilmselt väljakutsed pole sinu elust kuhugi kadunud. Millised on sul täna need väljakutsed oma tänases äris? Ma arvan, pärast seda ongi, kui me agentuuri kinni panime ja siis, kui me nüüd vist 1,5 aastat tagasi kui me päriselt kogu selle Täitsapeks projekti nagu kinni panime ka, on ju, siis ma arvan, et nagu pärast seda, see 1,5 aastat, nagu ma arvan, üks suurimaid väljakutseid on olnud see, et ma väga arvasin, et me tegime kogu aeg ettevõtlust, me ei ole kunagi ettevõtlust nagu üksinda siiamaani teinud, on ju, ja tegimegi kas siis mulle eksabikaasaga koos või siis oligi Täitsapeks, me tegime see ju 3-kesti, on ju, seal oli Mihkel Vetemaa veel, on ju, et ma olin harjunud kõike koos tegema, vastutust jagama, et sul on kogu aeg mingi sparringpartner, kellega sa saad mõtteid põrgatada, on ju, sul on vastutused jagatud, sul on erinev juba siis oskuste pagas, kes mille eest vastutab ja siis nüüd hakkas nagu järjest kõik nagu ära kukkuma ja üks hetk ma sain aru, et oh my god, ma olen üksinda. Oota, aga kuidas see siin nüüd, mis asja, mis asi siin toimub, on ju. Et kuidagi sellega üldse rahu teha, ma arvan, võib-olla õige sõna. Nüüd täna tagasi vaadates, et on okei üksi teha,
et ma väga pikalt, ma arvan, terve eelmine aasta, nüüd tegin nüüd aasta kokkuvõtet detsembris ja siis ma sain aru, et oh my god, terve 2025 ma alateadlikult otsisin endale uut äripartnerit ja ma vaatasin tagasi 4 erineva naisega, kellega mul oli 4 erinevat äriideed, mille kallal me kõik nagu toimetasime, tegime, aga kunagi kõik mitte miski nagu ei jõudnud päriselt teostuseni, on ju. Kõik vajusid ära ja siis ma istusin reflekteerimas mingi oh my god, ma nii hullult kartsin üksi äri teha. Ja otsisin kogu aeg seda justkui nagu mingit tuge endale kõrvale, on ju. Sest ma lihtsalt olin nii harjunud seda kõike koos tegema ja üksi tundus see nagu hästi hirmutav mulle, et nüüd nagu teha ja justkui nagu nullist alustada, on ju. Et ma arvan, et see on olnud päris suur väljakutse ja nüüd kuidagi jõuda see, et mul on okei nagu üksi teha ja siis ongi, et pärast kõiki neid agentuure, pärast kõiki seda Täitsa Pekkis saadet ja seda nagu väga edukalt nagu teha ja kõik see nagu kinni panna, et siis ongi okei, aga mis on siis järgmine asi, mida ma teen, on ju. Et ma arvan, et see 1,5 aastat ongi olnud hästi suur selline avastamine, katsetamine, erinevad ongi nagu kursuste tegemine, mentorlused, koolitused, on ju, ma olen saanud väga palju lahedaid esinemisi teha, et okei, et aga mis on siis see minu järgmine asi, mida ma ehitada päriselt tahan. Ja ma täna veel 100% ei tea, et ma kogu aeg nagu teen seda, mis praegu tundub, et okei, nagu nüüd on järgmine õige samm, on ju. Et mul ei ole täna veel seda kohta, mis mul näiteks Täitsa Pekkis saatega, et oligi see nagu, ma lähen, ma tean, mis ma teen. Ma võin, kõik meil oli vahepeal mingi 10-liikmeline vabatahtlike tiim, on ju, kõik tahtsime koostööd teha, on ju, see oli nagu nii lahe sõit ja ma võisin ükskõik kellele mida rääkida maha müüa, vaat see jälle see on nagu tavai, ma tean, mis ma teen, you in or you're out, on ju. Veebimajutusega samamoodi Täitsa Pekkis saate ka koostööd teinud, on ju. Et täna nagu seda kohta veel ei ole, et otsin, avastan, katsetan ja siis vaatame, mis see tuleb, on ju. Kindlasti mängib seal juures ikkagi palju rolli, ma kujutan ette ka ikkagi see seltskond, kellega sa kokku puutud, kellega sa saad mingisuguseid koostööd teha, on ju. Et isegi kui need 4 paralleelselt toimunud kõrvalsuhet ei õnnestunud, eks ole, et siis ja sellest hoolimata, et võib-olla sa vahepeal võisid mõelda selle peale, et nende ühine nimetaja oled sina, et mis mul viga on, eks ole, et need ei õnnestu. Ma kujutan ette, et ka see on loomulik asi, mille peale mõelda. Aga mulle meeldib see ausus, millega sa ütlesid selle praegu välja, et see ei tea täpselt, kas see on see 100% see, millega nagu täielikult oma elupäevade lõpuni tahaks tegeleda, eks ole. Et see on täiesti normaalne koht, kus olla, aga kogu aeg püüelda edasi, mitte alla anda, vaid kogu aeg pingutada selle nimel, et liikuda selle poole, et leida see endale nagu kõige rohkem rõõmu pakkuv tegevus. Ma usun seda, et me elame täna sellises maailmas, kus me ei pea enam elama ühte elu oma eluaja jooksul, mida tegid meie esivanem, nagu oligi see, et sa töötasid ühes, ma ei tea, mingi tehases 40-50 aastat. Me ei pea täna seda tegema, meil on võimalus pivoteid teha nii palju, kui me ise tahame ja julgeme seda päriselt teha, et meil on võimalus oma eluaja jooksul elada nii mitut ägedat elu. Ja ma tunnen, et mul on nagu ongi olnud nii mitu juba ägedat elu, mida ma olen elanud ja asju, mida ma olen teinud, on ju. Ja kogu see Täitsa Pekkis saate, see lõpp oli ka nagu mul mingi kindla eluperioodi lõpp, kõik mingid lahutused, kõik nagu järjest nagu mingi okei. Ja nüüd on nagu see, kus ma nagu mingi hakanud nagu siis mingit uut jälle järgmist elu üles ehitama, et kui äge on see, et meil on nii palju võimalusi, mida me teha saame tänases maailmas, mida me saame õppida, kellega me saame suhelda, mida me saame luua, mida me saame teha, nagu kõike lihtsalt. Ja me ei pea jääma selle ühe asja juurde ja me võime valida uuesti ja me võime jälle uuesti valida ja eksida ja minna ja katsetada ja teha ja minu meelest see on nii suur, kuidagi nagu nii äge, et me saame tänapäeva maailmas seda kuidagi teha ja et meil oleks rohkem julgust, siis valida seda, kuhu poole nagu praegu tõmbab ja lõpetada mingeid projekte, mis näed, et ei toimi ära ja liikuda järgmise asja juurde edasi. Aga sa lubad mul seda mõnevõrra võib-olla normaliseerida, et me endale heas mõttes meeleeetlikult võib-olla otsime partnerit, kellega koos mingisuguseid projekte ellu viia, sest meeskonda kui sellist kaasata on täiesti normaalne. Aga sellist päris partnerit, kellega koos mingisuguseid asju ellu viia, et see on ju ka igati normaalne soov leida endale kõrvale siis nagu sa ütlesid, sparringu partnerit, eks ole. Et ma arvan, et see on igati normaalne ja
ma arvan, et ka mina saan siin täna öelda, et ega ilma selleta, et mul oleks ka siinsamas selles asjas, mida ma praegu siin antud hetkel teen, on ju, ilma selle meeskonnata, kellega ma seda teen, ma ei teeks ilmselt seda. Et selles mõttes need inimesed, kes annavad mingisugust validatsiooni, loovad väärtust ka ju oma ideede ja loovuse poolest, on ju, et see on normaalne, et me neid vajame, oled sa nõus? Jaa, oleneb, mis koha pealt see tuleb. Et kas see on päriselt sellest, et sa tunned, et sul on nagu midagi puudu, sul on vaja midagi enda kõrvale või sul on nagu vaja midagi teha, siis samal ajal sa lükkad nagu kõike seda nagu eemale ka, on ju. Või siis ongi see, et see kuidagi tekib, on ju. Nagu sellest, kõik on, või nagu me alustasime ettevõtet, meil oli see tunne, see tahe seda teha ja see kuidagi sündiski selles kaheses loomingus, on ju. Või see, et ta täitsa peaks saada, mul oli kindel teadmine, et seal on Mihkel Vetemaa. Ja me läksime nagu koos, on ju, versus see, et ma nagu meeleheitlikult käisin kuskil uksi nagu kuidagi otsid seda meeleheitlikult ja ma usun, et mingi periood osadel ongi nagu tehaksegi kahekesti ja me teame ju enda kasvõi näitel, on ju, võtame Timo Porvali ja Henri, on ju, kes teevad turunduslaborit ja kõiki muid projekte nagu kahekesti, on ju, kui äge neil see partnerlus on, on ju, ja kui pikalt nemad oma teed juba koos on käinud, et nagu kõik need erinevad variandid on nagu kõik on võimalikkused, et mis on lihtsalt kellegile ja võib-olla mingis ajaperioodis, on ju, ja on ju väga palju ka neid, kes alustavad koos äri ja see on olnud kõige halvem otsus, mis nad enam teinud on, sõprused lõppevad ja kõik see on, et mul just, Mihkel Vetemaa on sarnane kogemus, on ju, ühe enda startupiga, mis ta tegi oma parima sõbraga enne, kui me tegime, on ju, läks äri ja läks sõprus, on ju, et neid kogemusi on nii palju erinevaid, et me kunagi ei tea, mis on see justkui see õige, on ju. Jah, aga kõigest hoolimata kõik need kogemused on millekski kasulikud. Absoluutselt. Ja ilma nende kogemusteta ei oleks ilmselt surivoodil kunagi palju nukramet. Et siis peaks mõtlema, et mida kõike oleks pidanud tegema, eriti kui sa veel ütled, et me elame vaid korra ja täna ei pea teha seda terve elu tegema, et siis... Ei pea, aga jällegi võib, on ju, et nagu kes kuuleb ja osadel ongi see, et ta kohe, ta nagu me juba noorest peast osad teavad, mida nad tahavad teha. Nagu see kirg on nagu nii juba teada olemas ja nad teevadki, ma ei tea, mingid näitlejad, lauljad, mis iganes, et sa võid ka teha 45, ma ei ütle, et see vale oleks absoluutselt mitte, on ju. Aga et ongi, et igaüks peab teadma, mis on see tema asi ajada, on ju. Ja kui sa tunned, et sa ei ole rahul, sa ei ole õnnelik, tegelikult tõmbab kuskile mujal, et sul on kuklas kogu aeg midagi, mis ei lähe ära. Need asjad ei lähe ära lihtsalt. Siis võib-olla tasub sinna sisse vaadata, et mis on ja proovida katsetada ja julgeda eksida, et ettevõtlus on nagu, ta on konstantselt nagu nii palju väljakutseid, nagu kogu aeg sul on ikkagi millegi iseendaga peeglisse vaatama. Jälle nagu vaatama, et okei, mis koht see on, kas ma tahan jälle kellelegi meeldida, kas ma teen midagi tõestamise pärast, on ju, miks ma neid asju teen, see on nagu konstantne lihtsalt selles mõttes nagu areng ja väljakutse, et ettevõtlus, ma ütlen, et see ei ole lihtsalt nagu selles mõttes ei ole lihtne asi, mida teha. Et see ei ole nagu lihtsalt nüüd mul on rahaline vabadus, ma ei tea, ükski ettevõtja, ma ei tea, et see, et sa hakkad tegema rahalise ja ajalise vabaduse eest, aga tegelikult töötad ikkagist rohkem kui varem, mingid perioodi kuniks ja lõpuks siis võib-olla saavutad selle, on ju. Kui saavutad? Ja täpselt, kui saavutad, on ju, aga Aga kõik variantid, ma arvan, on okei. Mis puudutab neid noori inimesi, kes teevad suure kirega asju, aga see, et nad teevad asju kirglikult ja ka edukalt, eks ole, ei tähenda ilmtingimata seda, et nad teavad, miks nad seda teevad. Kas sina tead, mis sinu tänane miks on? Miks sa täna teed seda, mida sa teed? Ma arvan, et täna mulle lihtsalt neid tegevusi, mida ma täna teen, siis mulle seda väga meeldib teha. Näiteks mulle meeldib täna väga siin olla sinuga ja mulle meeldib jagada seda teekonda. Mulle väga meeldib koolitada, mulle väga meeldib esineda. Et ma olen selle koha, et eelmine aasta 2025 oli mul märksõnaks siis lavad ja ma sain eelmine aasta lihtsalt olla nii paljudel erinevatel ägedatel lavadel ja esineda. Et mulle lihtsalt hullult meeldib teha seda ja ma näen, et hästi tugevalt praegu üks asi, mida mulle meeldib teha, on inimesi kokku tuua, et ma toon inimesi kokku täna põhiliselt nagu naisi, on ju, ja need naised, kes saavad sealt endale päriselt nagu tuuletiibadesse, nad hakkavad lendama või nad saavad sealt mingi ühe hea mõtte, ma ei tea, teevad oma esimese, ma ei tea, story või postituse või alustavadki ettevõtlusega või hakkavad endale rohkem aega võtma, mis iganes seal on, et siis kuidagi see paneb hinge helisema. Ja kõik nende lood inspireerivad ju sind ilmselt ka natukene jällegi. No mitte natukene, vaid päris palju, eriti kui
kui mul eelmine aasta oligi esimene nagu pikem mentorlusprogramm, kus me 11 naisega, siis olime aasta aega koos, nüüd mul hakkab see programm uuesti, tõenäoliselt kui see eetrisse läheb, siis see juba käib, uusaastane programm on ju, et sa saadki nende naistega nii lähedaseks selle aastaga ja nad kõik on kogu aeg, nad inspireerivad iga kord nagu mind, et ma davai, kui teie teed, noh, et ma pean ise ka kogu aeg nagu vaatama, kuhu ma liigun, mis ma teen, on ju, et mul nagu jah, on nii ägedad kliendid, tänu kellele saan ise ka nii palju inspiratsiooni ja edasi vaadata, et kuhu ma ise liikuda tahan. Et isegi kui sina oled see nii-öelda põhimentor, siis on samal ajal nemad, kes on muidu menteed, on ka sinu mentorid, eks ole, sa saad kogu aeg nagu infot anda täiega, ja kuna seal on ägedad nagu naised kõik koos, siis nad on vahepeal, kuule nagu mingi, miks mis see sisse, mingi, miks sa sinna ei lähe või miks seda ei tee, kuule, aga vaata sinna, vaata, et nagu, et nad annavad mulle ka, nad on hästi julged ka nagu ütlema, kuule, jõu, mingi, miks sa ei ole nii pikalt ühtegi saadet teinud. Ootame nagu mingi, te ootate või? Okei, ma siis teen, on ju. Et see on nagu kihvt aeg, et mul on, mis ma olen ka tagasi saanud, et kuidagi, et ongi, et me oleme kõik ju selles mõttes võrdsed, ma ei panen, jah, ma nagu tulen ruumi, et ma loon selle ruumi, ma loon need võimalik, ma jagan oma teadmise kogu, aga me oleme kõik võrdsed tegemas nagu kõik asja, kõik me oleme omal teekonnal ja meil kõigil on üksteiselt midagi õppida. Sest me kõik oleme nii erinevate kogemustega ja kust me tulnud oleme, on ju, et meil kõigil on kõigilt midagi õppida. Ma kujutan ette, et sa seal kogukonnas oma inimestele ka sellist vastutuspartnerluse nagu konstruktsiooni soovitad, eks ole. Et siis mulle tundub, et võib-olla sinul on lihtsalt terve suur potitäis neid vastutuspartnereid, kes siin nagu challenge ivad, kutsuvad üles, eks ole, et või panevad siin. No see on ka üks põhjuseid, miks inimesed tegelikult tulevad sellisesse kas grupimentorlusse või üks-ühele mentorlusse, võtavad mentorid, coach ja nagu ongi see, et sul on see vastutuspartner. Eriti kuna enamus inimesed ettevõtjatena, alustavate ettevõtjatena, pärast edasi ka, nagu see, et sa teedki enam üksinda ja siis sul on keegi, kellega sa saad, ongi täpselt nagu see, et jagada mõtteid, kui sul ei ole seda äripartnerit või sa ei saa äripartneriga mingeid asju jagada, on ju. Sul on keegi, kellega sa ütled, et kuule, et mul on nüüd need plaanid, ma tahan seda teha ja siis järgmine kord sa hakkad nagu, et ma ei teinud seda. Okei, siis on et ühesõnaga see vastutuspartnerlus on, ma arvan, üks põhiasju, miks inimesed tegelikult tulevad, et sul on keegi, kellega saad jagada, keegi, kes küsib küsimusi, keegi, kes võtab su vastutusele justkui. Sa tunned, et sa nagu teed midagi selleks, sa pead kellelegi rääkima, et kuidas sul siis läinud on, on ju. Et see täiega toimib. Vastutuspartner saab esitada mingisuguseid küsimusi, mille peale sa ise ei tule. Saab teinekord võib-olla esitada küsimusi, mida sa ei oodanud, aga sulle on vaja. Ja siis samal ajal, kui sa põrud, saab öelda, et sa oled ikka piisav. Ja, täiega ongi, et see on okei jälle kukkuda kellegiga. Kuidagi, et sa saad päriselt enda sees need asjad välja rääkida. Tihti nagu ongi see, kui sa juba räägid, siis ise kuuled ka ja oma siis nagu mõtted, siis sa juba hakkad ise ka endale vastuse nägema. Okei, tegelikult ma võiks seda helistama, seda tegema. Okei, on ju. Juba ise saad ja siis küsid veel mõne küsimuse juurde, et okei, et aga mis sina siin olukorras nagu näed või mis sa teeksid, on ju. Et see on jälle siuke nagu kiirtee, mida valida ja mida tänasel päeval ma ise samamoodi ju kasutan, et enda mastermind grupid asjad et ma ise saaksin ka enda asju jagada, on ju. Et see on lihtsalt nagu, minu meelest on alati koos niivõrd palju selles mõttes nagu toredam teha ja palju kuidagi sa julged igast rohkem nagu riske võtta, saad veitsa põrgatada inimesed, kes teevad sarnast asja. Et pole mõtet ettevõtluse teemasid võib-olla nagu palgatöötajaga otseselt nagu arutada, on ju. Jah, kui selles töötajas võib-olla lihtsalt ei ole sellist kasutamata potentsiaali, mis aitab võib-olla ta siis lõpuks ka partnerlusse kaasata, eks ole, et mõned sellised erandid on ka. Ja, absoluutselt. Aga raske südamega pean kokku hakkama seda tõmbama ja sa tead väga hästi, et me võiksime siin päeva lõpuni rääkida. Võiks teha ühe korra siukse nagu, maratoni. Siukse, kus me päriselt tunneme, et okei, meil nagu ei ole enam millestki rääkida. Et prooviks, kui kaua see aega võtab. Jah, just. See on huvitav mõte, paneme selle kirja ja arutame hiljem. Aga kui sa saaksid nüüd siis meie tänase taskuhäälingu episoodi kuulajale või vaatajale anda 3 nõuannet alustamise kontekstis, et mis need võiksid olla? Ma arvan, et need on palju erinevaid nagu nõuannetena käsitlevaid mõtted on siit täna nagu läbi käinud, aga kui sa peaksid filtreerima, et mis need 3 võiksid olla? Alustaval ettevõtjale või? 3. Mis on oluline siis, kui sa
siis kui sa alustad, nagu okei, ma mõtlen nii, et mida ma siis täna teeksin teistmoodi, kui ma nagu alustaks. Ma arvan, et number 1 ongi see, et leia enda kõrvale õiged inimesed, pane ennast näiteks ongi mingisse mastermind gruppi teiste alustavate ettevõtjatega, et ümbritse ennast nende õigete inimestega, kellel on sarnased visioonid, sarnased eesmärgid, pane ennast kindlasti nendesse ruumidesse. Lihtsalt ongi arened palju kiiremini ja siis teiseks, et päriselt mine küsi nõu nendelt inimestelt, kes tegutsevad selles valdkonnas, kus sina oled, on ju. Küsi, mida nemad teeksid, mida nad ei teeks, on ju. Et samamoodi taaskord ei tasu olla nii võigpäised, kui mina võib-olla seda olnud. Et minge, küsige, kutsuge inimesi lõunale, palgake endale coach'e, mentoreid ja siis kolmandaks ma arvan, et hakka endale võimalikult varakult ehitama emaili listi turunduse jaoks, et enda teenustest, toodetest rääkida on, ma arvan, mu 3. nõuanne. Sa kujuta ette, kui raske on mitte nendest ühestki nõuandest praegu kinni hakata ja jälle 3 tundi nendest rääkida. Päris väljakutsetest rääkisime, eks ole, et see on päris karm väljakutse. Aga ega mul selles mõttes ei jäägi, enne kui ma saan kuulaja-vaataja poole pöörduda muud öelda kui aitäh. Ja paluda sul siis soovitada ühte raamatut, sest kuna me teeme seda salvestust Rahvaraamatu literaadi kohvikus Telliskivi kvartalis, siis koostöös Rahvaraamatuga me ei saa mitte võtta külaliselt raamatusoovitust ja ei saa ka jätta raamatuid loosimata ja seetõttu ma palun sul siis soovitada raamatut, mis on sind elus aidanud. Ja siis ma tegelikult ongi tulin siia ja siis Tõnis ütles, et valisid raamaturiiulist üks raamat ja siis valisin sellise raamatu, nagu ongi head võnked, hea elu, kuidas ennast armastades oma väärtust siis leida. Ja ma kunagi lugesin seda inglise keeles. Mul võib isegi see raamat veel kodus isegi alles olla. Ma arvan, see oli aastaid tagasi. Ja nüüd ma nägin seda, siis ma mingi, et see on täiega hea just, et selliseid nagu lihtsaid, et siin on hästi palju selliseid lihtsaid meeldetuletusi elulisi, et ongi, et ole teistele toeks ja ümbritse ennast positiivsete inimestega ja mingi piisab ühest mõttest ja et lihtsalt sellised, kus sa saadki lihtsalt selle raamatu võtta, ühest kohast lahti teha, vaadata ja et mis siit head tuleb, et ma leian, et tihti need vastused, mida me otsime, tegelikult ongi hästi lihtsad. Et me tihti nagu tahame seda kuidagi keerutada. Tegelikult asjad on lihtsad. Tegelikult elu on lihtne, kui me lihtsalt ise lubame sellel lihtsusel olla. Kui me seda ise keeruliseks ei ela. No täpselt. Mida me teeme niikuinii. Nii et head võnked ja siis inglise keeles ongi vist see good vibes, on ju. Et täna rääkisime ka sellest energiast ja sellest vibe'ist, on ju, et see on oluline, et kuidas luua head vibe'i, ise olla heas vibe'is, siis Vex Kingi raamatu soovitus minu poolt täna. Aitäh sulle. Lisa siia juurde ole hea ka erinevad viisid, mis aitaksid siis meie publikul sind võib-olla edaspidi jälgida ja saada infot sinu programmide ja kõige kohta, et mis kanalit pidi nad võiksid sulle läheneda. Jaa, et ma arvan, kõige paremini täna on ikkagist Instagram, kus mind leiab, kus ma võib-olla kõige rohkem sisu tänasel päeval ikkagist loon ja kust alati saab kursuste kohta infot ka. Teine koht on emaili list. Ma mõtlen, et mul vist nagu niisama kohe ei olegi võimalus, et panna mingit linki, kus sa emaili listiga ühineda. Või võib-olla, kui see saade välja tuleb, võib-olla siis juba on, aga et Instagram on nagu üks koht, kus saab täna kõige paremini infot ja sellel aastal üks eesmärk on ka, et LinkedIn'i hakata sisu looma, et saab LinkedIn'is ka, kes LinkedIn'i kasutab, siis saate seal ka ühineda, et alati saab mulle kirjutada Instagrami või Messengeri kõige paremini ja uurida erinevate nagu võimaluste kohta.
ma tahtsingi just ka nagu küsida üle jah, selle LinkedIni võimaluse ka, sest LinkedIn pakub minu arust täna tohutult palju sellisele ettevõtlikule inimesele kvaliteetset sisu, et seal on minimaalselt müra võrreldes muude sotsiaalmeedia võrgustikega, kus ka liigub head infot, aga LinkedIn on kuidagi nii nagu mõnusalt filtreeritud ja samal ajal põimub läbi seal sellist professionaalset teadmist ka mingisuguste kogemuste ja väljakutsetega, on ju. Et ma arvan, et ettevõtjal ei olegi võib-olla oma igapäevaseks tegevuseks vaja ühtegi muud kanalit kui LinkedIn ja sellesse nagu panustada ja selleks on ka veebimajutuse YouTube'i kanalil erinevaid LinkedIn'i teemalisi veebiseminari salvestusi, et siis ennast selle teemaga nagu kurssi viia ja sealt tutvuda nende nippidega, et täitsa ise tulin selle peale praegu, nagu ei olnud isegi ette valmistunud, uskumatuna. Ja mulle tuleb, ma pean ise minema neid videosid vaatama, et LinkedIn'i kohta rohkem. Absoluutselt. Et see aasta päriselt minna, iga aasta räägin, et nüüd on see aasta on LinkedIn'i aastane, siiamaani pole olnud äkki 2026. On see aasta. Meie turunduses on see samamoodi iga aasta edasi lükkunud, aga sel aastal on tõesti potentsiaali ka meil, et rohkem sinna panustada. Teeme ära lihtsalt. Jah, täpselt. Sina, kes sa oled selle episoodi nüüd siin siis võidukalt lõpuni kuulanud, võib-olla vahepeal pause pidanud tegema, sest tulevad sisse kõned või kui sa seda kuulad autoroolis, siis tuleb vahepeal võib-olla auto ära parkida ja siis pärast autosse naastes alles episoodi edasi kuulata, siis aitäh sulle, et sa oled lõpuni jõudnud ja kui sina nüüd siis avaldad sotsiaalmeedia erinevates kanalites oma arvamust, mingid mõtteid, kogemusi, võib-olla on mõned küsimused, eks ole, mida meil õnnestub võib-olla tagantjärgi ka Katrinit siis motiveerida kuidagi nendele veel lisakommentaare andma, et siis palun maini seal ka veebimajutus vastava kasutajanimega selles keskkonnas ära ja nende inimeste vahel, kes seda teevad, me siis ka jagame ühe raamatu hiljem välja. Ja muidugi siis vana klassikaline lause, mida suur kiusatus on estonglis siis öelda, aga ei taha jälle põhimõtteliselt, et siis vajuta meeldib ja kuidas subscribe võiks olla, jälgi seda kanalit, kus sa seda parasjagu vaatad ja muidugi siis ka veel suured aplausid sulle kui külalisele, Katrin, ja tähed sa tulid ja nii tore. Ja järgmiste kohtumisteni ja kõrged lendu siis sellele podcasti uuele hooajal, et oleks ägedaid külalisi ja et see saaks täiega, et inimesed leiaksid selle podcasti üles ja saaksid siit täiega inspiratsiooni, innustust, häid mõtteid, mida teha ja kuulake. Kindlasti ongi vanu saateid, ma arvan, et siuksed, mida saab igal ajal kuulata. Ja kõik need episoodid on Spotify's ja YouTube'is kättesaadavad ja ilmselt me saame neid nüüd laiendada ka muudesse kanalitesse, sest inimestel on erinevaid eelistusi. Aga mida ma siia lõppu veel saan öelda, on see, et sinuga seda uut hooaega alustades me oleme, ma arvan, selle standardi piisavalt kõrgeks juba ajanud, et inimestel on lihtne hakata seda sisu jälgima ja sellest inspireerida. Aitäh sulle! Aitäh, Tõnis! Kõik head sulle, kes sa oled meid vaadanud ja järgmise korrani. Tšau!